tere tulemast tagasi ja see on siis mu teine osa oma pool Euroopa reisist. Head vaatamist! Tere hommikust! Nüüd ma olen Prahas ja siin oma esimeses Airbnb korteris, mis mulle väga meeldib. Ja kell on varsti 9 saamas ning jalutan vanalinna. Täna on minu väljakutseks siis proovida avastada ühe päeva jooksul nii palju Prahat kui võimalik. Nii et läksime. See on siis Kesk-Euroopa kõige vanem ülikool, Karlova universitet ja see asutati aastal 1347. See on siis Praha astronoomiline kell, mille pealt näeb nii aega kui ka päikese ja kuu asetust erinevate tähtkujude suhtes. Ja kui päris aus olla, siis ma tegelikult ei oska selle pealt isegi tavalist aega vaadata. No nii, nüüd ma olen siin Karli silla juures, mille kohta öeldakse, et sa ei ole Prahas käinud, kui sa ei ole Karli sillal käinud. Nii mu taga ongi siis Karl IV, kes oli 14. sajandil kuningas. Ning just tema ajal siis oligi Tšehhi õitsengu aeg. Ja siis edasi proovin ma minna sinna kaugel paistvasse Kiptusesse. Praha linn siis asub Elbe, Lisa ja Võltava ääres, millest üle see Karli sild siin läheb. Praha linna nimi tegelikult tuleneb slaavikeelsest sõnast Praga, mis tähendab jõe koolme kohta. Et siit siis läks vana kaubatee üle Võltava jõe. Kooti kirik, oh yeah! Siiani kõik, mis ma olen näinud, tekitab minus sellise tahtmise Böömimaa ajaloost natuke rohkem teada saada. Mul oli õnneks oma papsi Kindle kaasas, ehk siis eelmugel, ja siis ma kohe võtsin endale sealt Scandal in Bohemia, Sherlocki ühe loo. Siis ma lugesin seda seal, nii tore oli. Ja üks asi on see, et ma tean, et ma tahan kunagi siia tagasi tulla. Selgelt 1,5 päeva ei ole piisav, et seda linna tunda õppida. Üksinda reisimisega on üks see tore asi, et sa oled kogu aeg nagu segaduses ja täpselt ei tea, kuhu minna, aga sul on savi. Seega sa lihtsalt kõnnid mingi suunas ja siis vaatad, seal on täiega põnev asi. Seal on täiega põnev asi, võiks minna vaatama. No ilmselgelt mul on teatud asjad, mida ma tahan näha. Aga üleüldiselt, kui sa otsustad linnas ringi kõndida, siis on lihtsalt mingi päris tore ja ei, lähme sinna. Ja siis ma kõnnin reaalselt nagu ette seda, kas sul on nagu mingi peatakana. Aga vähemalt igav ei ole. Absoluutselt kõik hooned, mis mind ümbritsevad, on imeilusad. Üldiselt mulle väga meeldis, et võib-olla selline natukene, ma ei tea, poleemikat tekitav arvamus, aga minu meelest Praha on isegi ilusam kui Viin. Ärge lööge mind! Okei, ja Viin on mega ilus, ma jõuan selleni juba varsti. Aga Praha kuidagi, ma ei tea, ongi selline nagu, ta on kuidagi nagu värviline ja ma ei oska öelda selline muinasjutulisem minu jaoks. Ja siis Prahast ma läksin bussiga Bratislavasse, kus elab mu sõbranna Petra. Tere tulemast Bratislavasse! Ahojte z Bratislavy! Hi from Bratislava! See on siis UFO-sild, mis läheb üle Donau jõe.
Ja järjekord episood sarjas Kärt avastab paleesid. Nii tüütu on neid selfisid teha, ma räägin, me ei suuda üldse mingisugust normaalset turka välja mõelda. She is stalking when I'm posing for a picture. I need to video. I'm retarded. See siin on nii esteetiline ja minimalistlik, et ma lihtsalt ei või. Traditsiooniline korstna kokk. Slovakkia presidendiloss. Ja see on värske noore moeblogija igapäevaelu. Sõidame samuraiga. Kaja! I'm filming, say hi! Nii kuum ja ma just kassin ennast veega üle, aga ikkagi mul on selline unine tunne, selline tunne, kui ma kõnnikski unes. Kõik on nii ilus, samas mul palav ja mu õlg vist täiega põleb ära. Vanad ja tennised, jass! Ma olen nii õnnelik, et ma valisin Viini enda viimaseks sihtkohaks, sest ma olen oma reisi lõpus juba päris väsinud ja ma arvan, et kui see oleks mõni vähem ilus koht, siis ma nagu huvi kaoks ära. Seega, jaa, jumal tänatud. Õige valik. Mulle lihtsalt nii meeldis see reis ja see on lihtsalt tore. Kestis 2 nädalat, täpselt ülihea normaalne pikkus, ma isegi pikemalt ei olekski jaksanud seekord. Aga oli tore, taaskord mul, ma ei tea, kas teil oli tore, kirjutage kommentaaridesse ja siis näeme varsti. Tšau!